Tere hommikust! Tahtsin sulle öelda, et tere esmaspäeva hommikut, aga ilmselgelt on täna juba teisipäev. Eile oli vabariigi aastapäev, siis kõik tähistasid Eestimaa sünnipäeva. Mul hakkas Kiisu just teatrit tegema teisel pool lauda tooli küljes, kui ma siin hakkasin videot tegema. Väga tore. Väljas on ilus ilm, päike paistab ja ma juba väga ootan, et saaks minna terrassi peale päikse kätte istuma, kui päike keerab selle suuna õigeks minu jaoks, et kus on ka soe päike. Olen väga unine. Näen, et täitsa paistes silmad, et sain eile natuke hilja magama, ei pidutsenud ega tähistanud, aga õhtuti lihtsalt on selline aeg, kus on rohkem vaikust ja energiatööd siis saab teha või siis ma tegelikult otseselt ei teinudki energiatööd, ma vaatasin mingisuguseid enda teemasid, millele ma vastuseid otsisin ja kui hommikul ärkad kell 6 üles, siis oledki selline veits unine, väsinud silmadega, aga see on okei. Ei anna sellele hinnangut, kui sulle ei meeldi, ära vaata, ära kuula, sest ma tean, et väga palju inimesi, kuule, aga kui ta on ju see, et siis ta peab olema see ja see, et see on jällegi mingisugune mudru, selline sõnastus tuleb. Et miks ma siin olen? Tahtsin sulle jagada oma rõõme, kutsu sa sind kaasa enda sündmustele ja niisama lobiseda. Ja teadlikult teen siis salvestatud video, sest et Facebook ütles mulle, et nad maikuus saadik kustutavad kõik videod ära, mis on vanemad kui 30 päeva. Ehk siis otsevideod. Ehk siis mõttekas on teha salvestatud videod ja ma saan jagada nii YouTube'i kui Facebooki samal ajal, et ei pea mitmes kohas olema. Kõigepealt üks üliäge asi on see, et ma lõpuks sain avada enda e-poe. See küll alles juhtus nüüd laupäeval, mõni päev tagasi, siis aga mul on juba esimesed ostud olemas ja ma olen nii tänulik teile, kes te olete valinud osta sealt. Ei ole palju kaupa, aga piisavalt palju, et sealt võib-olla leida midagi, mida sa oled otsinud, kui sa just oled oma juuste teemaga kimpus olnud. Sest et ilmselt sa oled minu lehel näinud jagamisi ja YouTube'is ka videot kuulanud, kuidas ma rääkisin sellest, et suvel hakkasid mul juuksed peast ära kukkuma. Ja ma hakkasin lahendust otsima ja ma leidsin Vatana õli, mis võttis mul nagu nii kiiresti juuksed kinni, et ma sattusin vaimustusse. Täna mul ei ole juuksed mingid ilusad ja säravad, vaid et ma valmistun juuste pesuks, kas õhtul või hommikul. Ja see õli oli siis nii super, et ma tellisin või ka, prooviks selle Vatana või ja see mulle meeldis ka. Et kui tahad juukste otstesse panna, siis on või on isegi mõnusam. Seda õli on, see on minu enda isiklik arvamus, mulle endale meeldib nii, et seda võid on mul jällegi keeruline pea-naha peale masseerida, mulle meeldib õli rohkem pea-nahale masseerida, aga see selleks. Ja kuna ma nägin, et seal oli ka Vatana šampoonid sellel tootjal, Best Naturals, ja siis ma mõtlesin, et aga ma tahan neid ka proovida ja siis ma tellisin endale need ka ja mulle meeldisid, need on nüüd ka minu e-poes müügil, ehk siis sa saad valid 4 Vatana toote vahel. Ja minu e-poes on müügil ka minu värviraamat ja minu mandala sõnumikaardid. Ma võin sulle öelda, et praegu kõik tooted on päris natukene soodsamad veebruari lõpuni, ehk siis nii kaua, kuni seda veebruarikuud on. 2-3 eurot on siis soodsamalt mõned tooted. Ja
ja sa saad minna vaatama, sest et näiteks kui sa tahad minu värviraamatut minna Apollost ostma, siis see maksab 16 eurot sentidega, et see on päris suur summa. Ma nüüd ei ole käinud vaatamas seda hinda seal ja minu käest saab praegu 10 euroga, on vahe. Ja mandala sõnumikaardi ei ole üldse kuskil müüa, sest neid on mul nii vähe jäänud ja ma mõned üksikud panin müüki. Nii et neid ka saad ainult sealt. Aga igal juhul tule vaata karinkai.ee/pood. Seal on olemas sellised tooted, nende juurde on pandud ka kirjeldused, et kui sind huvitab just juustega seotud teema, et sa tahad oma juukseid korda saada, siis mine ja vaata. Et mina olen sellel teekonnal ainult, mina ei ole sulle reklaamnägu, aga ma võin öelda, et mul on siin sellised, kui ma föönitan, siis on mul kuskil sellised juuksed siin igal pool püsti, et seda on päris äge näha, ma peaks järgmine kord pildi tegema. Ja mul on plaan minna ka siis juukse otse lõikama, et hakata siis alt poolt ülesse ka, et nad saaksid oma tiheduse tagasi, sest et seda maailma, nähtamatut maailma nagu, ma ütlen uuesti selle lause, läks nagu viltu, et kui ma nagu sealt nähtamatust maailmast ka uurisin vaimudelt, et mis nende juustega on, siis nad ütlesid mulle, et nad ju kasvavad tagasi, et ma ei mäleta, et kui sa oled kuulanud mu videosid, siis ma rääkisin, et ma tahtsin täiesti nulli peale ajada enda pea. Nemad naersid ainult, et milleks? Nad ju kasvavad tagasi, need minu juuksed, mis välja kukkusid. Nii et täiega kasvavadki ja ma rõõmustan. Vot. Aga mis ma tahtsin sulle veel rääkida on see, et nüüd on põhimõtteliselt jutt naistele läinud. Võib-olla oli enne ka, aga nüüd on nagu eriti, et üldse tähistada seda naiseks olemist ja seda mõnusat maagiat. See võib-olla isegi ei ole õige sõna. Me oleme ikka päris ägedad Amazonid. Kui vaadata nagu selle vilguga ja me samas oleme nagu tohutult selline sädelus, vibratsioon. Kiisupoiss hakkas rääkima. Me oleme midagi nii erilist ja imelist siin nagu inimestena, aga kui me suudame tõusta kõrgemale sellest inimolemusest ja vaadata siis seda maailma, siis on midagi sellist, mida ma ei oska isegi sulle sõnadesse panna, sest et seal justkui kõik on nii tavaline, et see justkui nii on. Aga samas, kui ma tulen natukene energiaga allapoole, siis ma näen sellist maagiat, sellist sügavat maagiat ja sellist olekut, sellist hõljumist ja lõdvestunud olekut ja ühesõnaga. Ma tegin selle sündmuse selle mõttega, et iga aasta ma olen teinud, see on 4. kord, et teha see sündmus naistele, kes tõesti vajavad seda ruumi, vajavad kokkusaamist, hoidmist ja ma märkasin alles eelmine nädal seda, et ma olin selle sündmuse teinud päästja rollist, et ma siis võtan need naised, kutsun need naised kokku, kes pole saanud kodust välja tulla või kellel ei ole toetust. Sündmuse tasu on tehtud eriti madal, 22 eurot on ju, et ikka kulud saaks kaetud. Ja et need naised saaks tulla, et kes tahab lihtsalt välja rääkida, mis iganes. Ja siis ma sain aru, et mida ma teinud olen, et mul on vaja hoopis teisest olekust sinna luua. See ei tähenda, et sa ei või tulla sinna välja elama, välja rääkima, sa tunned, et sul on vaja lihtsalt puhtaks saada, on ju. See on jumala okei. Aga ma lihtsalt tõstsin need naised kuskile mingisugusesse energeetilisse ruumi. Ja siis ma lõin nagu selle, et nad vajavad päästmist, aga mitte keegi meist ei vaja päästmist, me vajame lihtsalt seda mõnusat olekut, mida saavad ainult naised omavahel ruumi tuua.
ja see roll nende elus, mida nad kannavad, et nad saaksid nagu korraks võib-olla kui on perekeskne on ju, et selle korraks nagu lahti lasta. Ma söödan kassile pasteeti näpotsaga, lipsib. Et ja siis sündmuse energia nagu plõks hetkega muutus, kui ma nägin selle ära, et tegelikult me tuleme sinna tähistama seda mõnusat olekut. Et jah, see on üle maailm loodud naistepäev ja kui vaadata nagu sõbrapäevalgi, siis see taust on hoopis teine, on ju, et mis seal tegelikult on. Kui ma tõstan kõik selle kõrvale, sest et ma tunnen, et ma ise tahan neid naiste ruume, sest ma tunnen ennast nendes naiste ruumides ennast täiega hästi juba, kunagi ei tundnud ja ma tahan luua neid ruume, sest et need omavahel igasugused jagamised ja taipamised, mis tekivad, see on nii äge lihtsalt. Minu ruumidest on nii paljud naised saanud teistelt naistelt midagi sellist, mis on neid juhatanud hoopis teistesse eluvalikutesse või teistesse kogemustesse, kus nad on nagu saanud nagu seda, kuidas ma ütlen, seda enda puhast olekut tunda ja see on nii äge. Ehk siis 8. märts, see on laupäev. Jah. Kutsun sind Tartus teadliku ettevõtlusakadeemia ruumidesse. Teisel korrusel on üks harmooniasaal, kus siis saame kõik kokku, pakun teed ja küpsist, võib-olla midagi veel ka. Ja kui sa mõtled, et ma küpsist ei söö, siis ära küll selle pärast tulemata jäta. Et kui sa tunned selle sündmuse osas tõmmet, siis lihtsalt tule kohale ja naudi koos minuga, tule aita luua seda ruumi energeetiliselt, kuna ma ei ole 100% selles inimolemuses, vaid et mul see energiamaailm ikkagi väga-väga meeldib. Ja väga tihti on seal nii-öelda kõrgemas teadvuses seda maailma vaadata täiega mõnus, sellepärast et kõik on jumala rahulik. Et siin allpool selles, kus on väga palju igasuguseid egotrippe nii minul kui ümbritsevatel inimestel, siis siin on nagu palju keerulisem hakkama saada vahest kui seal ülevalpool. Aga see selleks, me oleme ju siin inimese kogemuses ja me saame siin nautida seda inimeseks olemist läbi erinevate võimalikkuste. Üldse tahaks jutustada mingist kõigest muust heast ja paremast, sest ma tunnen, mul on nii mõnus vibe praegu sees, et vaatamata sellele, et ööuni jäi lühikeseks, siis lihtsalt tule. Kui tunned, et tahad seal olla, siis tule. Mina olen seal kohal igal juhul, isegi siis, kui tuleb sinna ainult üks naine või tuleb 2 naist või tuleb terve saali täis, ma olen ikkagi seal. Ja mina tahan tähistada ennast, tahan tähistada ennast, enda olemust, ma tahan tähistada seda, et ma elan, sest ma liiga kaua olen vältinud seda ruumi, ehk siis ma väga kaua aega elasin selles tundes, et mina ja minu emotsioonid ja need tunded ja see must maailm, et see ongi elu. Ja sellist elu ma elada ei tahtnud, aga täna ma tean, et see oli puhas illusioon, mis oli minu ego meele poolt loodud. Ja täiega tahan tähistada seda, kes ma olen, et ma elan siin planeedil Maa ja täiega tahan nautida seda elu siin. Ja see otsus tuli. See otsus tuli peale tuli üks suur trauma nähtavale, mis oli suht minu elu alguses nagu toimunud. Ja see tekitas mu ellu nii suure kaose. Ja selles hetkes ma otsustasin, et kõik nüüd aitab, et ma kavatsen ülejäänud elu elada täiega ägedat elu, rõõmus, valida enda ellu rohkem seda sära ja valgust. Ma praegu seda räägin, siis see tekitab minus veel emotsioone, sest et ma justkui
mingi osa minust veel ei usu seda, et see on võimalik, aga ma olen seda juba teadnud. Ma ütlen teadnud, mitte näinud ega tundnud, vaid et teadnud, et see on võimalik. Ja mulle on seda ruumi ju tegelikult näidatud, kui ma lähen suhtlema kas vaimumaailmaga või oma teejuhtidega või siis suhtlen enda kõrgema teadlikkusega, kõrgema minaga. Ehk täiega tahan tähistada ja täiega tahan vastu võtta seda elu ja kutsun sind ka selles osalema. Ja nagu ikka minu sündmustel ma teen ühe sellise aktiveerimise ja ma ei tea veel, mis sinna läheb. See tavaliselt maandub natuke enne sündmust, mõned päevad enne sündmust. Sõltub sellest, kuidas mulle see info tuleb või see teadmine tuleb, et nüüd mul on vaja see välja kirjutada. Nii et pikk jutt lühikeseks, tule kohale 8. märts Tartus kell 4 ja naudime seda elu ja naiseks olemist. Ma vaatan üle igaks juhuks kellaajad ja laupäeval 8. märtsil kella 4-st 8-ni. Suurkaar 53. Tartu. Siis. Nii ma arvutist vaatasin spikrit. Ja teine sündmus, millest ma veel tahtsin rääkida, mis on ka ainult naistele ja mis on päriselt selline väekas sündmus, kus on võimalik saada ühendust, otseühendus enda jumalikkusega, tuleb mulle selline sõnastus, on siis tähenaised. Tähenaisi ma teen 2 korda aastas, üks on selline suurem sündmus, kus on ööbimisega ja üks sündmus tavaliselt on olnud nii-öelda linnaretriit, kus on siis üks terve päev läheb sellele Tartus. Aga seekord on Truuta puhkemaja ja see on väga ilus koht. See Truuta juba tükk aega blinkis mulle siin, siis ma sain aru, et see on see. Kuupäevad klappisid, kõik klappis, ma valisin selle ära. Ja selle sündmusega on siis nii, et sa saad osta selle sündmuse pääsu siis Fientast, kõik on lingid on olemas. Nii, võtan hääle maha, mul kirjutatakse. Sündmuse tasudest ma siin videos ei räägi, need sa saad ise järgi kõik uurida, need on Fientas olemas ja tegelikult meie sündmuse ajal ka. See on siis aprillikuus 26-27 aprill. Loodan, et ei midagi ei looda, ma juba tellisin selle päikeselise ilma ära, et päike paistab ja ma tean, et seal on ka hobused. See on päris suur selline talukompleks, et ma ei ole ise seal käinud, ma olen suhelnud peremehega ja ma olen näinud neid pilte. Energeetika mulle meeldib, kuna ta mind tõmbas, siis ma lähen kas või üksi sinna. Et see selleks, aga ma tean, et on naisi, kes on tegelikult juba ära valinud selle ja see tähendab seda, et saab midagi ägedat olema. Ja mulle näidati, et see on see armastuse avaldamine, on see nii-öelda see laiendus sellele sündmusele. Et kui suur on see sinu armastuse ruum, mida sa oled enese eest peitnud. Ja armastuse avaldamine.
ma tunnen seda energiat ja ma ei taha seda sõnadesse panna, sest see ei anna seda edasi, nii et kui sa vaatad seda videot, siis lihtsalt vaata kogu kehaga, kehatunnetusega, et tähenaised on olnud alati tegelikult väga paljudel elu muutvad, kõik sõltub sellest, millise otsusega sa sinna tuled, mida sa tahad sealt saada. Kui sa lähed oma mingisuguse egoteadmisega, ma tahan seda, siis ilmselgelt seda sa sealt ei saa. Aga vaata siis nii, et kuidas sa tahad ennast tunda pärast seda sündmust. Kuidas sa tahad, et su elu oleks edasi, kuidas sa siis ennast tunned? Ja kõik see, mis seal ruumis toimuma hakkab, selgub alles koha peal. Selliselt, et mida kõike ei saa ma sulle siia videosse tuua, kuid ma tean seda, et selles ruumis on minu saatjateks plejaadlased. Nad andsid juhatuse sellele sündmusele, nagu kõikidele eelnevatele tähenaistele, see tekitab minus nii emotsioone, sest nende energia on nii puhas. See ongi nagu puhas armastus, kui sa koged, kui nemad tulevad ruumi. Mul oli just, palju see on siis, üle nädala tagasi oli naised, kes siis selle tähenaised kõrgema pilotaaži selle kogukonnaga liitusid. Me praktiseerisime kehasse tulekut, et sa oled täielikult oma kehas kohal, et sa nagu tajud läbi oma keha seda elu ja maailma. Siis naised hakkasid rääkima seal ruumis, et üks tundis kätel jahedust ja teine tundis. Ja siis ma vaatasin, et nad tulid ruumi meile, nad tulid meid toetama. Ja nad on ju varem mulle öelnud ka, mul tuli siis meelde, et nad on ju ütlenud mulle, et nad tulevad mind aitama. Mul on vaja ainult kutsuda neid, et nad aitavad mind. Nad juhatavad mind ja see on nagu nii äge, et mul see olek läheb nagu nii selliseks härdaks ja pehmeks ära, sest et sa pead lihtsalt ise kogema seda, see on nagu nii midagi imelist ja maagilist. Ja mõelda vaid, et me tegelikult oleme ise pärit ka kuskilt kõrgemalt ju, mitte sellest, et me oleme 100% inimene. Inimeseks olemisel on üks tihedamaid energiaid, on ju, sa koged ennast hästi tihedana. See ju, kui sa oled teinud mingisuguseid rännakuid, siis sa tead, et seal üleval pool on ju palju mõnusam olla, sa saad palju vabamalt hingata. Et meil on vaja kogeda seda elu siis siin maa peal olles, aga samas tuletades meelde seda enda kõrgemat olekut. Ja see on nii äge. Mul on tunne, et mul ei ole vaja rohkem midagi öelda. Ehk siis kõik mu sündmused on olemas minu Facebooki lehel, minu isiklikul veebilehel. Ja ma ei tea, reklaami vist praegu ei jookse Facebookis enam, et see lõppes ära. Aga minu lehelt sa saad alati informatsiooni nii minu Facebooki või isiklikult sellelt veebilehelt karinkai.ee on ju. Valguse plejaad sündmused. Ja miks see valguse plejaad sündmused on sellepärast ka, et need ongi ajendatud sellest samast toetusest. Okei, ma olen päris palju rääkinud, varsti saab 25 minutit. Ehk kas mul on vaja veel midagi siia ruumi tuua või? Tahaks öelda seda, et ärka, kallist ärka. Nagu kevadine selline taimeka ajab ennast sealt mulla seest välja. Juured jäävad maasse, aga ise tõused kõrgele ja saad särada siis, kui need õied lähevad. Õied puhkevad. Aga kohtume siis mõnel minu sündmusel. Või minu e-poes. Et 8. märts ja 26. aprill, jäta meelde need kuupäevad. Soovitav on siis eelnevalt registreerida ja
sest et noh, tähenaistel kindlasti, sest seal on ka majutus. Aga naiste sündmusel juba sellepärast, et siis ma teaks palju küpsiseid. Ma ei tea, kas ma ostan või teen, see sõltub sellest nüüd, kuidas mul ajaga on. Nii et kohtume kus iganes. Tšau, tšau!